Ülemuse tüüpi juht selles olukorras ütleb, et te peate olema huvitatud. Ta muidugi selle välja ei ütle. Aga ta võtab sellise seisukoha, et sa oled siin tööl, ma maksan sulle palka selle eest, 8 tundi on minu oma. Sa pead tegema neid asju, sa pead olema huvitatud. Ja muidugi inimesed võivad arvata mida iganes, on inimesi, keda huvitavadki need asjad, aga on inimesi, kes teevad ainult sellist nägu koosolekul. Teeme siis teeme. No mis te arvate, on teil ettepanekuid? Ei ole, hakkame tööle siis. Ja siis see ametlik koosolek lõpeb ära ja algavad päris koosolekud. Üldjuhul üks on kohvinurgas, teine on kööginurgas, kolmas on kuskil suitsunurgas ja siis räägitakse asjadest, sest et seal on kohal usaldusväärsed inimesed, keda saab usaldada, kellele saab päris mõtteid jagada. Ja nüüd, kui sa juhina lihtsalt nagu panedki nad motiveeruma nendest asjadest, mis tegelikult neid ei pruugi motiveerida, siis varem või hiljem sa võid tunda tegelikult, et nad ei ole motiveeritud. See hakkab kuskilt läbi kumama. Seal vahel on ka eksperdivõim, need on siis juhid, kes kasutavad väga tugevat oma sellist nagu pädevust, ekspertiisi ja nad inspireerivad läbi selle. Aga kui me räägime siis sellest true leaderist või tunnustavast juhist, siis me räägime sellisest juhist, kes oma lähenemiselt, oma olekult, oma juhtimisstiililt tekitavad inimestes tunde, et vau, et okei, ma saan aru, et need on olulised asjad. Ja ma saan aru, et meie organisatsioon seisabki nende asjade eest. Ja ma saan aru, et ta nõuab neid meilt. Aga ma ei inspireeru temast sellepärast, et ta neid nõuab, vaid ma inspireeru sellepärast, et ma näen, et tegelikult teda ei huvita ainult see asi. Siin on veel asju, mis teda huvitab. Ja nüüd need veel asjad hakkavad tegelikult lõpuks siis rolli mängima selleks, et inimene hakkab tundma, et vau, kihvt juht. Ja nüüd jällegi meenutades oma kas siis varasemast karjäärist või ka tänasest töökohas, tõenäoliselt te teate neid juhte maja peal, kellest räägitakse õuduslugusid ja teate ka neid juhte, kellest räägitakse muinasjutte piltlikult öeldes. Et oi, kui äge oleks sellise juhi alluvuses teha, kes niimoodi töötab, kes niimoodi oma inimestesse suhtleb. Ja see ei tähenda seda, et ta on sõbramees kõikidega, vaid asjad on paigas. Kõik teavad, et on piirid, on reeglid, on nõudmised, aga samal ajal see inimene, kes seal taga on juhi rolli taga, see on see, mis tekitab inimestes. Jah, et sellise juhi nimel ma olen valmis küll lahingusse minema ja temaga ka selle raske perioodi üle elama.